vaid trullelja. Heidab päike, helkeb valgus, veetleb Pärnu ümbrus meid. Miks siis ikka rahvas valgub üha Tallinnasse siit? Hei, ka Pärnu kandis kiisku püüda võib, raha taskud täis, õllesaare häid. Milleks otsid kaugeid paiku veel, kallist aega palju kaotad teel. Meie närve terve hoiab Pärnu kandi karge õhk. Restoraanid, õllebaarid, rannahoone tuttav lõhn. Ka Pärnu kandis kiisku püüda võib, raha taskud täis, õllesaare häid. Milleks otsid kaugeid paiku veel, kallist aega palju kaotad teel. Aitsin Maia! Mina, Jüri, olen 31-aastane, olen 212 sentimeetrit pikk ja kaalun 43 kilo. Mul on eraharidus, elan Pärnus, töötan Pärnu teatris näitajana. Olen õiglane, seltsiv, lõbus, liikuv ja terve. Minu hobid on suhtlemine, matkamine, pugemine. Olen abielus. Soovin tutvuda kuni 25-aastase lapsi saada tahtva ideaalse meditsiinilise haridusega meheliku naisega. Mina, Mihkel, olen 30-aastane, 132 sentimeetri pikkune, 145 kilo kaaluv kinnine, elurõõmus ülbe mees. Prille ei kanna. Minu hobid on: töötan teatris näitajana. Meeldib rahvatants, lastendus ja boks. Olen abielus. Soovin tutvuda vanaldase, haige, autot ja maja omava tööka neiuga. Kuule, ütle, miks vastas lauas istuvad kõik kiilaspeised mehed? Nad maksid sissepääsu eest kalpidega. Aitäh. Aitäh. Lõpseb pandi isa mul, nimeks pani tema mul. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Lõpseb pandi isa mul, nimeks pani tema mul. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert.
lapseb Mati isa mul. Nimeks pani tema mul. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Mina olen Robert. Ja tvoj Robert, Mati. Ja tvoj Robert. Ja tvoj Robert, Mati. Mati. Ja tvoj. Minä olen Robert. 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 Ma olen juba 10 aastat abielus, aga mul ei ole veel ühtegi koera. Muna peale ka. Koksime. Koksime. Vist keedetud. Nii meil siis hea mäng. Siin on vähemalt aus mäng. Siin nüüd peab harjama, kuidas see asi käib. Kogu aeg olen unistanud rahulikust selle laisavõitu elust. Istud verandal niimoodi, silmad kinni, kutsud lapsed oma sülle, kallistad neid niimoodi hellalt, hellalt, hellalt ja siis ütled kiss, kiss, kiss. Võtad kassi põlvedele ja silitad teda niiviisi hellalt, hellalt. Istud verandal edasi, silmad kinni, naeratad, tõmbad naise oma rinnale ja hembad teda niimoodi hellalt, hellalt, hellalt. Ja mis nendest unistustest välja tuli? Nagu peitepilt, kaugelt vaatades Madonna lapsega ka ligidalt. Ligidalt on nagu Ivan Julm õpetab oma poega elama. Ma kuulsin, et teil pidi perekonnas raske olukord olema. Tunnen teile südamest kaasa. Teie õilsameelsus paita minu lõhestatud südant. Te olete tõepoolest kena inime. Kas sa Koriidat oled lugenud? Olen küll, mis siis? Üks peategelane on seal täpselt sinu nägu. Sa mõtled seda keskealist meest või? Ei, seda kõige suuremat pulli saab punilaiul. Ei, see on teie poolt tõesti suurepärane kompliment. Paitame. Как я тебя уважаю. Milleks neile seda purjetamist veel vaja on? Õige jah, kõige elulähedasem spordiala on ju meie oma. Sind karuotti küll. Sind hyljest. Sinuga on raske võistelda. Alati jääme viiki. Võidab sõprus. Embame. Embame. Kule, ütle, mitu aastat kestis 30-aastane sõda? Ei tea. Kui vana on näiteks
11-aastane poiss. 11. Noh, mitu aastat siis kestis 30-aastane sõda? 11. Mister Jüri Universumile 1980. Teid tervitavad noored kulturistid.
noormees. Noormees kaabuga. Kaabuga noormees. Kas te punast tuld ei näinud? Aga kui ma vilistasin, kas te kuulsite? Aga kui ma vehkisin käega ja karjusin, märkasite? Siis tekib küsimus, milleks mind üldse vaja on. Doktor, mitu haiget teil on veel täna jäänud? 2 tükki, aga nad elavad õnneks ühes majas, nii et saan tappa 2 kärbest 1 hoobiga. Te võiksite mitte soitsetada, kui ma lõunatan. Vabandage, kas te võiksite mulle hetkeks binoklit laenata? Milleks teile binokkel? Mul suri üks kauge sugulane ära. Näete, see maja ehitati 2000 aastat tagasi. Võimatu. Praegu on alles aasta 1980. Meie ekskursioonigrupi nimel teile üks meene. Meie kaamerad on täna üles seatud Pärnu Valliköörus, kus toimub suviste moodide demonstratsioon. Ja nüüd meeste moe juurde. Selles on palju uut ja veel rohkem klassikalist. Hooaja moeuudis on valmisriiete poest ostetud ülikond. Nägus on muidugi vestiga ning soovitav tumedas toonis. Hall, sinine või isegi lilla. Must ülikond sobib endiselt matusele ja muule mullatööle. Valge aga steriilsesse keskkonda, näiteks pidulikule vastuvõtule operatsioonilaua ümber. Hooaja moesõna on aristokraatlik keigar. Mõiste on väga konkreetne. Lubades siiski ühtaegu üsna laia skaalat pidžaamast kõva krae ja kõrva aukudeni. Iseasi muidugi, kus midagi võib kanda. Magada prakis, see pole hooajal moes. Seevastu pidžaamas rongist väljumine on endiselt aktuaalne. Nüüd siis konkreetsete näidete juurde. Aristokraatliku keigari poeülikond on valminud sadade töökate tuimade naiste kätetööna. Kõik pisioperatsioonid on teostatud tavaliselt hästi. Ainuke, mis selle läbi kannatab, on tervik. Et saada tervikut, ostame kirju või ühevärvilise lipsu. Lips seotakse sõlme. Sõlm pannakse ümber kaela. Ka sõlm võib olla poest ostetud. Nagu märkate,
pole reväärid kitsad ega laiad. Tihti pole üldse revääre. Üksi sääred on seevastu ülalt laiad ja alt kitsad või vastupidi. Mitte vastupidi. Juhime ka tähelepanu kingadele. Need pole saapad. Kodus on mugav kõndida tuhvlites. Noortele. Neile on kohane sportlik laad, mis ei välista rahvuslikke jooni. Öökirjadest tuleks siiski hoiduda. Hooaja moesõna noortele on tennis. Vähegi moejoonega kursis olev keigar muidugi mõistab, et see ei tähenda, nagu peaks kandma ainult tenniseid. Ka tennispalle pungil püksitasku ei sobi igasse seltskonda. Tennisele viidaku valge villane vest, mida kantakse kuue all. Ilma kuueta või ei kanta üldse seljas. Ka päevasärk olgu valge või pisut tumedam. Lubatud on ka must, ent mitte pesemata. Omaette number on riietus tantsuõhtule. Selle siluett on sedavõrd vaba, et võib ette tulla ainult unes. Seepärast soovitamegi enne kui diskoõhtule asuda üks tugev peatäis välja magada. Ja veel üks tähelepanek. Meie poolt pakutav rõivakomplekt mõjub paremini hämaras või koguni pimedas. Segavad detailid kaovad, esile tõuseb tervik. Muidugi on endiselt moest mitte olla moodne. Miks sa selle telliskivi tellisid, Suupisteks. Sest mine sa tea, millise kivi all vähk peidus on. Väliselt me oleme nii lahku minevad, see just meeldib minule. Vastandid ju tihti elus hästi sobivad, näiteks nagu meiegi. Meil tihti ühed tujud ja köitavad samad lõbud, nii hästi me sobime. Kas sulle meeldib suudlus ja samuti ka truudus, nii hästi me sobime. Sa sobid minule kui suhkur kohvisse. Sa sobid minule kui täheda ja peen. Mida kõike mõtled sa, seda võin ma haimata. Tean, mis täna õhtul mulle kingid sa. Sa sobid minule kui lillelõhn ja mai. Sa sobid nagu tähisöö ja armuhui. Mõistame me teineteist
ja nii kaunis paar saab meist. Sinuga vaid tunnen rõõmu kevadööst. Mitu tundi võin ma sulle sellest kõnelda, kuidas meie soovime. Kui sul jätkub aega ja mind soovid kuulata, ütlen veel kord sinule. Me tublisti sõime ja tublisti jõime, te pidust vaid kiitusi rääkida võime. Oh, elage jõudsalt ja parima tuju, nüüd hüvasti jääge meil aeg minna koju. Et alati pannidel särtsuks teil pekki ja siis, kui on tarvis, võiks märjukest mekki. Oh, elage jõukalt ja parima tuju, nüüd hüvasti jääge meil aeg minna koju. Et oodatud rahvas teid külastaks üha, et keegi te peale ei kannaks ka viha. Oh, elage jõukalt ja parimat tuju, nüüd hüvasti jääge meil aeg minna koju. Ja rohkemgi soove ei tulegi meelde ja rohkemgi soove ei tulegi meelde. Soove ei ja rohkem ei tule mitte midagi meelde. Mitte ei tule meelde. Nüüd hüvasti jääge meil aeg minna